Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios igal pühapäeval kell 11 hommikul. Oleme eetris advendipühadel, soovime kõigile ilusat advendi jätku ja eelolevaid jõulupühi. Ja meil täna sellised teemad seoses just siis jõuluajaga, et meie huvitav saatekülaline on Helle-Moonika Helme, kes on usinasti kaasa löönud ja aktiivselt ringi käinud mööda palvus hommikusööke, mis on eraldi tööformaat või eraldi selline poliitiline aktiviteet, kus on väga hea suhelda teiste sarnaselt mõtlevate inimestega. Moonika meile sellest räägib. Siis teine teema on see, et Brüsselis lõppes siis Euroopa Liidu ülemkogu, sellele eelnes patriootide partei juhtide kohtumine ja seal ma käisin kohal ja Michal tuli Brüsselist ära, võttes Eesti rahva kaela vähemalt $500 miljardilise raha maksmise Ukrainale jälle. Ja viimases teemas räägime, võib öelda, et välismaa teema. Vene piirivalvurid jalutasid rahulikult Eesti territooriumile, näidates kätte meile selle õige tee, kuidas käib põlvilisurumine ja tükeldamine. Ja mis siis meie pool reageeris ja vastas selle peale tarode ja muude juttude näol. Aga alustame ilusatest asjadest. Kõigepealt tere tulemast saatesse, Moonika. Ja tere teile ka ja tere ka kõigile saate kuulajatele. Palvus hommikusöögid või palvus hommikusöögid on see põhiliselt kasutatav nimi, on selline formaat, kus siis kristlikud poliitikud, reeglina kristlikud poliitikud, nii aktiivsed poliitikud kui ka juba siis poliitikast rohkem kõrvale jäänud või pensionile läinud poliitikud saavad kokku ja räägivad läbisegi nii kristlikest asjadest kui poliitika asjadest või ka siis väärtuspõhisest poliitikast, nagu meie armastame ka rääkida. Ja need on ka Eestis endas olemas, Eestis on teatavasti ju Riigikogus palvus hommikusöögi traditsioon, aga need on ka rahvusvahelised ja meie kõik oleme käinud ühel või teisel moel ja kes natuke rohkem, kes vähem nendel palvus hommikusöökidel, näiteks seesama Mar-a-Lago kohtumine natuke vähem kui aasta tagasi, kui oli Trumpi ametisse märmine, oli ka palvus hommikusöögi formaat. Aga sina oled kõige usinamalt käinud, Moonika, nii et võib-olla räägi meile mõningatest sellisest eredamatest ja suurematest üritustest ja siis me Mardiga siin kõrvalt targutame takka. Ja et võib-olla tõesti meist kolmest mina olen kõige aktiivsem olnud selles formaadis, et selles suhtes on sul õigus ja ma tõesti kuulun ka meie Riigikogu siis palvus hommikusöökide toetusgruppi. Ma olen olnud seal juba, nüüd ma olen teist koosseisu järjest ja me oleme ju ka ise Eestis või Tallinnas siis ja Riigikogus läbi viinud neid palvus hommikusööke. Meil on kõige suurem selline kokkusaamine on loomulikult detsembris jõulueelne suur palvus hommikusöök, kuhu siis nii-öelda meie selline kristlik eliit ja kristlased ja kristlaste toetajad ja kõik siis tulevad Riigikogu kokku ja ongi ka selline hommikul suur palvus hommikusöök, kus siis on niisugune pidulik, kõik istuvad ja söövad ja peetakse, on alati 2 peaesinejat, üks on tavaliselt välismaalt, üks on kodumaalt ja see on nagu selline ta toetab, mulle endale ma olen 2 korda ka juhtinud seda, et meil oli ka eelmisel aastal üks suurem kogunemine, see oli Nordic Baltic Prayer Breakfast, ehk siis Põhjamaade ja Baltimaade ühine palvus hommikusöök, mille korraldusau anti siis eelmisel aastal meile. Aga ma olen käinud ka siis välismaal, see on selline üldine formaat, mida siis on nii-öelda rahvuslikud palvus hommikusöögid, siis eraldi formaat on Jeruusalemma palvus hommikusöögid ja siis on veel, nagu ma juba ütlesin, on meil ka siin Põhjamaade ja Balti selline ühine ja siis on veel Euroopa suur palvus hommikusöök Brüsselis, kus ma ka olen käinud ja ütleme selline
juhtkonna tasemel see palvusommikusöökide seltskond mõnes mõttes kordub. Ja noh, ütleme, on ka sellised stammkundesid, kes igal palvusommikusöögil kohal on. Aga ütleme, selline kõige eredam palvusommikusöök, kes oli ka esimene kord nüüd toimus ja see traditsioon kuldatavasti läheb edasi, et ka sel järgmisel aastal siis tuleb, on siis Kurdistani suur rahvuslik palvusommikusöök, mis on selles mõttes erakordne, et nagu me teame, kus asub Kurdistan, Kurdistanil on selline autonoomne üksus, on siis Iraagi territooriumil. Iraak on andnud neile oma sellise autonoomse üksuse, neil on kõik, neil on president, peaminister. No ega ta ei andnud, nad ikka relvaga võitlesid endale selle välja. No selles mõttes, et nad aktsepteerivad seda, ütleme siis niimoodi. Ja seal omakorda siis transpordiminister on kristlane, nemad on sellised sallivad, ütleksime, et meil oligi nagu usuvabaduse teema raames oli siis suur palvusommikusöök seal, kus siis põhimõtteliselt ikkagi ka Euroopas suuremas osaga tervest maailmast oli siis kokku kutsutud ka selline poliitiline ja ka ütleme ärieliit, seal oli väga erinevatest valdkondades inimesi, aga just, et mis ka ütleme nende riikide osas, kes neid korraldavad, see on väga hea võimalus ka jällegi oma vaateid tutvustada, oma riiki tutvustada. Ja mis nende palvusommikusöökide puhul, miks minule isiklikult meeldib seal käia, on see, et ikkagi kõik on konservatiivid seal. Ja muidugi selle Lähis-Ida asja kohta tuleb öelda, et Lähis-Ida on ju kristluse sünnikodu, et Süüria oli esimene, lisaks, eks ole, siis tänasele Iisraeli territooriumile, mis on siis kristluse sünnikant ja Süüria ja Egiptus olid ju, ja see, mis tänapäeval Liibanon on, kõige esimesed kohad üldse, kus kristlus on, hiljem moslemid loomulikult on sealt kristlasi usinasti tapnud, aga kõikides neis riikides siiski väga väike hulk inimesi on veel alles. Isegi Süürias on veel mõni tuhat kristlast alles. Ka Iraagis oli isegi Saddami ajal ja hiljem ISISe ajal ikkagi kristlaste kogukondasid jäi veel alles. Need on küll väga väikesed ja neid on vähe, aga nad on väga kindla usuga. Alguse sai, kui ma õigesti mäletan, ikkagi see palvusommikusöök Ameerikast ja see nimi on prayer breakfast, ehk siis ongi palvega hommikusöök ja kui me seal Mar-a-Lagos käisime, siis seal paljud viskasid nalja, et neid üritusi on erineva tasemega ja erineva intensiivsusega, et on sellised, kus põhirõhk on söömisel, hommikusöögil, aga on ka selliseid, kus ikkagi põhirõhk ongi palvetamisel, et iga natukese aja tagant mõni pastor või aktivist tõuseb üles ja kas tsiteerib piiblit ja seletab seda kuidagi lahti või pöördub mingi konkreetse teemaga siis palvega niimoodi avalikult nende kaaskristlaste poole ja loomulikult Jumala poole. Nii et seda ja selles mõttes see Kurdistani asi minu meelest oli nagu oluline, et Lähis-Idasse viis ka selle rahvusvahelise, sest nende intensiivsus oma usu kaitsmisel on hoopis midagi muud, kui meie siin Euroopas mõistame. Ja et seal Kurdistanis mul oli ka väga auväärne võimalus pidada kõne, et seal oligi, seal olid väga-väga kõrge selline kõnelejate tase, oli ikkagi väga kõrged usujuhid, väga kõrged ka ütleme seal Ameerikas, endised senaatorid, kongressmenid, kõik, et ja siis parlamentidest oligi 3 esindajat ja üks nendest olin siis mina Eesti parlamendi poolt ja mul oli see suur võimalus kõnet pidada ja siis oligi, et ma, nagu sa ütlesid, et need formaadid on selles mõttes erinevad, et mõned on nagu rohkem poliitilised, mõned on rohkem sellised, aetakse mingid majandusasju seal ja need ja loomulikult on see, palvetatakse kõik, aga mina oma kõnes, mul oli nagu väga selge selline usuteemaline kõne ja pärast mulle inimesed tulid ütlema, et küll on hea, et keegi ütles ka, nimetas Jeesus Kristust oma kõnes. Et selles mõttes nad on väga eriilmelised, aga nagu ma ütlesin, et mis on nendes ikkagi üks väga selge ühine läbivijoon, et kõik on kristlased ja kõik on enamasti konservatiivid, nii ärimehed, poliitikud kui ka usujuhtidest rääkimata. Ja mina kogusin esimest korda palvehommikusöögi formaati muide suursaadikuna Moskvas. 1995 oli see aasta. Ja mul varem ei olnud nagu pähe tulnud, et mingi selline formaat võis ka olla. Aga seal ma nägin, et niisugune
formaat on olemas ja ta oli mulle selles mõttes natuke üllatav, et venelased on ikkagi ju ortodoksid ja eestvedajad olid seal suures osas üpris ilmalikud inimesed. Tollased Vene nii-öelda noored reformaatorid, nagu neid nimetati, väga läänemeelsed inimesed ja väga sekulaarsed inimesed tegelikult. Ja võib-olla kõige vaimsema sellise varjundi andis sellele üritusele tookord erinevate Ameerikast pärit inimeste esinemised, kusjuures need ei olnud kõik sugugi mitte poliitikud, vaid need olid enamalt jaolt mingid pastorid. Ja üldse mitte sellised, ma ei oska öelda, suured paradigma muutjad ja paradigma suunavad inimesed, vaid tõesti pastorid. Ja see oli väga, väga kosutav selles niisuguses Nõukogude Liidu lagunemise järgses väga segases ideoloogilises ja vaimses õhkkonnas ja hiljem me oleme Monikaga koos käinud Jeruusalemmas ja Washingtonis ja ma ütleks niimoodi, et Jeruusalemmas on väga selgelt domineeriv teema on rahu. Domineeriv teema on see, kuidas saavutada erinevate uskude, erinevate rahvuste, erinevate kogukondade vahel, koguduste ja kogukondade vahel tasakaal ja rahu. Ja praktiliselt kõik lõpetasid oma sõnavõtud sellega, et palvetame rahu eest Jeruusalemmas. Jeruusalemm, nagu me teame, on jagatud linn. Ja seda peavad pühaks linnaks mitte ainult juudid, vaid ka moslemid. Pluss kristlaste jaoks usu alguspunkt, eks ole. Ja Washingtoni puhul võib öelda, et see on ikkagi väga suurel määral poliitiline üritus. Sellepärast, et seal on ikkagi massiliselt kohal nii presidendi administratsiooni esindajad, igasugused kubernerid üle kogu Ameerika, kongressmenid, senaatorid ja mis on oluline? Oluline on ikkagi see, et kui sa selles seltskonnas suudad köita inimesi ja näidata neile inimestele, et sul on sõnum, siis sa oled oma. Nii poliitilises kui vaimses plaanis ma ütleksin, et need Ameerika palvuse hommikusöögid on tegelikult Eestile välispoliitiliselt ülimalt tähtis väljund. Ja meie mingisugused tsahknakesed ja pefkurikesed ja muukesed, nad võivad ju sinna minna. Nad ei saavuta seal mitte midagi, sest nendel inimestel ei ole vaimset mõõdet, neil ei ole kristlikku vaimset mõõdet, nad ei tunne piiblit. Nad ei ole piiblit läbi tunnetanud. Neil ei ole vaadet, poliitika ja moraali seostesse, mis on seal alati päevakorral. Nii et see ei ole sugugi lihtsalt, et mingisugune diplomaatiline või parlamentaarne turism, et ma käisin jälle seal ja ma käisin jälle seal. Ei, see on suurde rahvusvahelisse kristlikku kogudusse selle osaduse saamine. See on jah, nii-öelda võrgustiku ehitamine, aga mis tsahknast, mis me räägime, inimene ei ole võimeline ka tema enda jaoks koduses keskkonnas, igasugused liberaalide sabatitel ju mitte midagi tarka ütlema, sest tal ei olegi mitte midagi tarka, mitte midagi kohta öelda, ta aeg-ajalt röögib mingisuguseid ajuvabasid loosungeid, aga tal ei ole ka omade keskel mingisugust, ta ei kerki seal esile, aga Monika, sa tahtsid lisada? Ja, et see sama palvuse hommikusöök, kus meie Mardiga kahekesi käisime, see oli eelmine kord, kui Trump oli president, eelmine kord, ja tõepoolest terve, Trump, Nancy Pelosi, kõik nad istusid seal meil ilusti lava peal, kõik see said sõna ja Trumpi kõne oli juba siis väga, kuidas ma ütlen, sellesse formaati sobiv, ta juba siis rääkis väga palju, jumala teemadel ja kõik, et ja nüüd on taas tulemas palvuse hommikusöök, kuhu meie, Martin, sinuga ilmselt läheme, kui kõik hästi läheb, et sel aastal on olnud, see on nagu selles mõttes huvitav aasta, et igal aastal, see on selline, toimub igal aastal, kutsed tulevad ja need mõned aastad on mul nüüd vahele jäänud eelmine aasta sellepärast, et me käisime Mar-a-Lagos, et 2 korda Ameerikas järjest sõita suhteliselt
keeruline, kutse oli olemas, aga sel aastal on see osavõtjate arv ja oligi kutsega kirjutatud, et Euroopast osavõtjate arv on eriliselt piiratud. Noh, me võime seal teatud tagamõtted näha ja sel aastal nende kutsete saamine oli eriliselt keeruline, neid tuli ikkagi küsida ja saada, see pidid nagu tuttavad olema, et minul tänu sellele, et ma olengi käinud nendel üritustel. Kurdistanis käisid. Et ma Kurdistanis käisin just, et ma selle väljakutse tookord vastu võtsin ja tänu sellele me saime nüüd sinuga ka need kutsed, et kui me nüüd saame kõik need piletid ja viisad ja asjad kätte, et siis me oleme ka seekord minemas. Ma tahtsin selle Pelosi teemal öelda, et no mina vanasti ka käisin Eesti nendel parlamendi palvus hommikusöökidel, aga pärast seda, kui siis meie kõik liberaalid hääletasid nii-öelda homoabielu poolt. Ja ikka veel käivad rõõmsa näoga kõik need Akkermannid ja Helmen Kütid ja kes nad kõik ennast õigeteks kristlasteks peavad, käivad rõõmsa näoga palvus hommikusöögil nii-öelda kristliku asja ajamas. Ma ei ole nõus nendega sama laua taha istuma, ma lihtsalt ei ole nõus. Et kui sa ei saa olla korraga kristlane ja hääletada homoabielude ja niisuguste asjade poolt, et mina lihtsalt enam ei taha. Et vanasti ma käisin seal ja noh, võisin ka leppida, et küll üks on sots ja üks on liber, aga et noh, ikkagi inimesed on ennast ise peavad kristlasteks ja noh, okei, meil on poliitiline erimeelsus, aga noh, teatud väärtustest niimoodi taganeda, noh, mida see Pelosi seal palvus hommikusöögil. No see on ju täielikult silmakirja teenrid, aga ühe asja ma tahaks veel ära võib-olla siin selle teema kokkuvõtteks ütelda, et võt me käisime eelmine aastaga seal Londonis oli, ta ei olnud otseselt kristlik üritus, eks ole, oli see Arki konverents, mis ta nüüd on, kuidas me teda eesti keelde tõlgime, igas, noh, ühesõnaga ka suur rahvusvaheline nii-öelda konservatiivsuse suureks tegemise konverents ja noh, seda ma olen näinud nii nägin seal Arkis, olen näinud nendel Budapesti tsepakidel kui ka kõikidel teistel üritustel, et kui ma kusagil ringi käin rahvusvahelistel üritustel, need inimesed, kes nii-öelda võtavad sõna normaalsuse poolt, immigratsiooni vastu, suveräänsuse poolt, pereväärtuste poolt, nad ei pruugi seda noh, kuidagi ise nagu välja öeldagi või välja näidatagi, aga kui sa siis lähed nendega jutukest ajama kuskil 4 silmaga või väiksemas seltskonnas, siis tuleb veel kõik on kristlased. Et noh, see, mis ikkagi meil neid inimesi motiveerib ja neid inimesi võitluses hoiab, on noh, kõrgemad või sügavamad väärtused, kui lihtsalt see, et noh, mulle ei meeldi, et tänaval iga päev nuga antakse inimestele, et seal on ka noh, selgelt ideoloogiline vundament või väärtuspõhine vundament sellel kõigel. Ehk siis need inimesed, kellega me nendel üritustel suhtleme, on need samad inimesed, kellega koos me võitleme mitte ainult Eesti päästmise eest, vaid terve lääne päästmise eest. Ja ei, noh, selles mõttes loomulikult, et noh, nendel suure ürituse formaadi raames kõik need osalejad ei ole üldse, ei maksa imestada, kui ühel hetkel noh, hakati rääkima mingitel vaimsetel teemadel seal ja siis võetakse kokku, hakatakse palvetama, palvetatakse ringis, eks ole, et noh, ja palvetatakse Eesti eest ja noh, see kõik on nii, see selline vaimne õhkkond on seal nagu nii tugev alati, et noh, nagu mina kristlasena tean, et eestpalvel tegelikult on tohutu jõud. Nii et ma arvan, et need käimised on ka selles mõttes olulised, et sa saad kokku inimestega, kes päriselt ka võtavad ja palvetavad ja viivad meie Eesti teemad ka Jumala ette. Ei noh, sõna otses mõttes tuled sealt alati ära väge täis. See noh, mitte lihtsalt väge täis nagu vanasõna või noh, rahvakeeli öeldakse, aga me räägime ikkagi sellest päris väest. Ja no kuna meil tuleb kohe Kristuse sünnipäev jälle ehk jõululaupäev, jõuluõhtu, jõulupäev, jõulu esimene püha, siis tegelikult on kohane tuua siia üks mõde veel. Ma olin sügavalt vapustatud ühe teoloogi David Pawsoni ühest jutlusest või õigemini, ta on mitte ainult jutlus, vaid ka ajaloo käsitlus ja piibli käsitlus, kus ta ütles, et ja see on muide eristab nüüd liberaale kristlasi ja konservatiivi kristlasi, kus ta ütles, et tänapäeval inimesed arvavad, et Jumal on halastaja Jumal, sest et noh, me ju lepime kõik selle patuga, milles me oleme. Aga Jumal ei ole halastaja Jumal, ta luges kokku, ma ei mäleta praegu peast, kui palju piiblis öeldakse, et Jumal on halastaja. Näpu otsaga. Mingisugune tosin korda võib-olla.
terve piibli peale. Aga kui palju on see, et Jumal on õiglane Jumal? Seda kordab piibel kogu aeg, läbivalt. Jumal on õiglane Jumal. Ja siis ta püstitas küsimuse, mis on õiglus? Kas õiglus on meie maise mõõdupuu järgi? Ja kui me räägime praegu õiglasest rahust Ukrainas, mis on õiglane rahu? Ja ta ütles, ei, see õiglus on jumalik õiglus. Ja see ei ole inimliku mõõdupuu järgi. Ja see on just see õiglus, mille ta on paika pannud ka oma sõnumis piiblis. Et mõelgem selle peale. Jumaliku mõõdupuu järgi õiglus võib tähendada ka karistust. Mida väga paljud inimesed ei tahaks. Aga aitäh, Monika, et sa tulid meile saatesse rääkima nendest asjadest. Minu meelest väga sobib meile siin jõulueelsesse saatesse. Ja eks me siis raporteerime jälle oma kuulajatele, kus me mida oleme teinud ka selles formaadis. Ja aitäh kutsumast ja mina omalt poolt soovin kõigile armsatele raadiokuulajatele ilusaid ja rahulikke jõulupühi. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame nüüd saadet maistel teemadel. Sel mõne päeva eest toimus või sellel nädalal siis toimus Brüsselis Euroopa Ülemkogu ja teemasid oli seal palju, aga need teemad, mis muidugi loevad või mis olulised olid seotud Ukraina sõjaga ja Ukraina sõja rahastamisega. Ennem seda Ülemkogu oli, nagu meil juba kombeks on saanud ja see on minu meelest väga hea komme, siis patriootide parteide juhid kogunesid siis ka Brüsselis. Ja kui meil vanasti, patriootide parteisid on meil praktiliselt kõikidest Euroopa riikidest, välja arvatud vist on Iirimaa on üks riik, kus ei ole esindajat ja kui ma õigesti mäletan, äkki ka Rootsi ja Saksamaa on AFD suure pahandusega siin eurovalimiste ajal läks oma teed meie juurest, aga põhimõtteliselt kogu Euroopa, kõik konservatiivid on seal esindatud ja päris konservatiivid, mitte mingisugused sellised pseudo või ersats konservatiivid. Ja peaministrid, kes sinna ülemkogule lähevad, varem oli ainult Viktor Orban, Ungari peaminister, aga nüüd on siis ka Andrei Babiš, Tšehhi peaminister, kes kuulub sinna patriootide gruppi. Babiš on nüüd läks, alles äsja sai, valimised küll olid neil, kui ma õigesti mäletan, oktoobris, aga seal võttis hirmus kaua aega. President blokeeris tema peaministriks saamist, et ta päriselt ametisse saaks. President on globalist. NATO peastaabis töötanud Tšehhi armee kindral. Täielik süvariiklane, jah. Babiš ütles ka, et kogu see nii-öelda valitsuse vastane tsirkus, mis ta korraldas, oli tema nii-öelda tagasivalimiskampaania avapauk. Sest Tšehhi on üks neid riike, kus rahvas valib presidenti. Aga põhiliselt ikkagi seda juttu seal või seda infot andis meile ikkagi Orban. Ja Orban andis ka infot meile selle kohta, tal on olnud hiljuti ju kohtumine nii Putini kui Trumpiga, üks ühele kohtumine. Mis ta ütles Putini kohta, ütles, et venelastel on seisukoht täiesti selge, et Donbassi võtavad nad ära ükskõik kui kaua see aega võtaks, ükskõik kui palju see raha maksaks, ükskõik kui palju see verd maksab. Donbassi võtavad nad ära. Kui neile Donbass kohe antakse, siis lõpetavad sõja järgmisel päeval ära ja on nõus igasugustes tingimustes kokku leppima ja ütles, et kui palju nüüd keegi usub seda, mida Putin ütleb või ei ütle, aga ma usun, mul on põhjust rohkem teda uskuda kui Kaja Kallast näiteks või Ursula von der Leyenit või Margus Tsahknat, aga igal juhul oli Putini sõnum olnud see, et kui nad saavad oma Donbassi kätte ja veel mingid asjad kokku lepivad, et siis ei ole vaja Euroopal karta mingit sõda. Et see jutt on täielik jama, et nemad ei plaani rünnata seda ühtegi Euroopa riiki sellisel juhul, ei Ukrainat ennast ega ka ühtegi teist Euroopa riiki, aga, ja see on nüüd väga oluline aga, et kui nad Donbassi ei saa kätte rahuga ja rahu ei tehta,
siis nad lähevad nii kaugele kui tahavad ja siis ühtegi lubadust nemad millegi muu kohta ei kavatse anda. Et kui ei tee rahu, siis me võtame sõjaga ja võtame seda, mida tahame. Ja see käib mitte ainult Ukraina kohta, vaid see käib ka siis laiemalt Euroopa julgeoleku kohta. Nii et seesama jutt, mida me siin sinuga, Mart, oleme korduvalt rääkinud, et kui rahu tehakse, siis see on Eestile ülihea. Sellega on Eestil järgmiseks põlvkonnaks vähemalt võime rahulikult hingata ja kui nüüd sõjapartei selle rahu põhja laseb seal oma õiglase rahu jutuga, siis on väga mustad pilved ka meie kohal. Ja, aga ega ameeriklased ka ei maga siin selles suhtes, et Kaja Kallas kurdab, et Trump avaldab survet ainult Ukrainale, aga mitte Venemaale, sest et Venemaa seisukoht on selge, nii nagu sa praegu ütlesid. Venemaa seisukoht on selge. Lõpetame praegu kohe ära ja siis on lõpetatud. Aga kui praegu kohe ei lõpeta ära, kui Euroopa sõjapartei ja Zelenski oma korruptantidega otsustavad, et nad sõdivad edasi viimase ukrainlaseni, hästi, siis me võtame kogu Ukraina ära. Mitte ainult. Trump on omapoolse šantaaži käivitanud, et ka muudel tasanditel, mitte ainult konkreetselt Ukrainas. Ja see puutub ka NATOsse. Ka NATO on võetud Trumpi poolt nüüd käsile niimoodi, et kui te ei kuula nüüd sõna ja arvate, et te olete nii kavad tegijad siin Euroopas, et te võite Venemaaga sõdima hakata ja ma ei tea veel, mis asju teha, siis arvestage, et me oleme NATOst minema. Tegelikult nad ei kavatse NATOst minna ära. Nad kavatsevad NATO fragmenteerida ja ükshaaval NATO riike hakata survestama oma tahtmise saamiseks. Lisaks sellele, minu meelest nad plaanivad ka paljastada selle Brüsseli kliki bluffi. See on see, kui me nüüd kohe jõuame selle Vene külmutatud varade juurde, siis nad juba selle ju paljastasid. Aga mida nad muidugi veel hakkavad tegema, nad hakkavad ükshaaval Euroopa korrumpeerunud valitsusi ja Euroopa korrumpeerunud komisjoni õhku laskma. Et see on niisugune miinide paigaldamine, praegu on eriüksuslased, diplomaatide ja süvariiklaste ja kellede kõikide näol käivad ja paigaldavad miine. Võib-olla seal Londonisse paigaldatakse mõned miinid ja kuskile Brüsselisse paigaldatakse mõned miinid ja Tallinnasse pannakse ka üks väike lõhkekeha kusagile ja siis hakatakse neid ükshaaval õhku laskma just korruptiivsete paljastustega. Üks korruptiivne paljastus minu meelest, mis minu meelest on ka seotud kogu selle protsessiga, on ikkagi Eesti e-valimised. Eesti e-valimiste kohta tuli nüüd veel järjekordne hävitav hinnang selle kohta, mis on juba ümber lükatud. Muidugi, mis on kui logu, kui absoluutselt rünnatav, kui absoluutselt pettust võimaldav, kui igast otsast pettust võimaldav on meie e-valimiste süsteemi, kusjuures tead, mis naljakas on või mis naljakas nutma ajab. Et see IT-spetsialist või teadlane, mul ei tule ta nime, ei suuda praegu öelda, hoiatas valimiskomisjoni ennem kui valimised algasid, et teil on seal kümneid turvaauke, ennem kui valimised algasid, mitte midagi ette ei võetud, mitte midagi ei tehtud. Vaja oli valimispettust teha. Vaja oli hoolitseda selle eest, et EKRE ei saa Tallinna volikogusse. Vaja oli hoolitseda selle eest, et õiged jõud saaksid piisavalt palju hääli juurde e-valimistel. Ta selle paljastaski, ta ju tõi välja ka selle, kuidas suurendati täiesti ebaproportsionaalselt valijaskonda ja mis manipulatsioone. Ta tõi ju ükshaaval kõik need pettuse kohad välja. Ja see on Samoson, kes seda tegi, aga ennem seda siis see IT-spetsialist, kes need e-valimiste programmi augud kõik üle kirjeldas 37 erinevat programmi rünnatavuse kohta ja ütles, et see ei pruugi olla veel kõik. Et see on selle info põhjal, mida ma saan avalikult kätte, sest et ega valimiskomisjon või RIA ei anna ju inimestele tegelikult neid programme ja neid koode. Mul on üleskutse muidugi meie IT-mässajatele. Et leidke endale sõbrad kuskil teistes riikides, kes ja ajastage see selleks ajaks, kui meil tulevad valimised ja paluge neile, et nad selle bluffi paljastaksid ja kogu selle e-valimiste süsteemi õhku laseksid. Et ega teistmoodi ei saa. Siseriiklikult on ammendunud võisid, kuidas seda asja normaalseks saada, et Riigikohus lihtsalt teeb katet ja valimiskomisjon lihtsalt teeb pettust ja RIA, kes on selle asja korraldaja ehk süvariik, ei häbene mitte mingeid piire ei ole ees, kui palju on vaja valimisi võltsida. Nii et, aga mina arvan ka, et see, kui me tagasi tuleme ameeriklaste ja Brüsseli asjade juurde, et see on üks viis, kuidas Eestis miini pannakse lõhkame. Korruptsioon on teine viis loomulikult üle terve Euroopa. Aga kui Brüsselisse tagasi korraks hüpata,
noh, see vaidlus, mis neil käis ju nende Vene varade üle, mis nüüd on siis lõpuks nagu tegelikult alla vannutud, et tegelikult ei saa neid Vene varasid niisugusel kujul kasutada, nagu nad tahtsid, et külmutatud, hea küll, seda on ka varem tehtud, aga konfiskeeritud sisuliselt nad võivad ükskõik milliseid nii-öelda kompromiss-sõnastusi seal Brüsselis kirja panna. Rahvusvaheline finantsõigus käsitleks seda konfiskeerimisena. Ja noh, me oleme kirjeldanud siin ka saates mitu korda, kuidas see konfiskeerimine sisuliselt viib absoluutsesse kriisi kogu Euroopa panganduse, kogu Euroopa finantssüsteemi ja sellele järgnevalt täieliku kriisi Euroopa riigid, sellepärast et kui ameeriklased, naftašeigid, hiinlased otsustavad, et Euroopas ei ole turvaline oma raha hoida, siis kõigepealt nad tõstavad oma pangaarved tühjaks, kõikvõimalikud investeerimisfondid tühjaks, mis tekitab juba absoluutse eurokriisi ja selle järel keelduvad nad ostmast Euroopa riikide võlakirju, mis tekitab finantskriisi või ja eelarvekriisi praktiliselt kõikides Euroopa riikides. Ja ju nad sellest, rääkimata sellest, et venelased käes on venelased oleksid pärast sellist konfiskeerimist kohe vastukäiguna konfiskeerinud ära kõik eurooplaste varad ja seda ütles ka Orban oli küsinud Putini käest, et kui selline otsus tehakse, et kas Venemaa käsitleb kõiki eurooplasi ühtemoodi või hakkab vastumeetmeid rakendama ainult nendele, kes seda otsust toetasid. Ehk siis konfiskeerime. Et vastus oli väga lihtne, et ei, need, kes ei toetanud seda, et neid me ei karista. Ja ju siis nagu ikkagi tehti kiire arvutus seal näppudel. Itaallased arvutasid välja, kui mitmed tohutud rahad ja tehased nemad ära kaotavad, kui venelased vastukäike teevad ja teised riigid samamoodi, ainult meid ei huvita. Me toetame ikka. Tegelikult viimasel minutil isegi Macron hüppas ju alt ära, sest et ikkagi ilmselt tegid talle kohalikud majandusteadlased, pankurid, kes iganes selgeks, et kulla mees, me oleme nagu nii pankroti veerel terve riigiga, täpselt sama Itaalia. Ja või Prantsusmaa veel hullem. Pankroti riigid ja kui sa nüüd selle paadi natukenegi kallutad, siis see läheb vee alla. Seda ütlesid ka paljud siis kohalikud patriootide juhid, et nende riikide juhid ei saa üldse isegi aru, kui suur tõsine probleem neil seal on, sellepärast et kõikide riikide eelarved on miinuses. Prantsuse riigi eelarve miinus on 5,5%. 5,5%, meil on 4,5%, aga see 4,5 on meil 9 aastaks olnud, aga Prantsusmaal on see palju rohkem olnud. Ja mis on lahendus siis lõpuks? Ütleme ka Euroopa Keskpank ütles, et seda teha ei tohi. Ja mida veel ütles siis Orban rääkis ka seda, et peamiselt surusid seda, see ongi nii-öelda see Vene rahade äravõtmine oli sakslaste projekt. Et sakslased kontrollivad Euroopa Parlamenti EPP kaudu ehk siis meie Isamaa, ütleme on ka selles EPP-s. Manfred Weber on siis kõige suurema Euroopa Parlamendi fraktsiooni juht, EPP fraktsiooni juht. Sakslased kontrollivad komisjoni von der Leyeni kaudu, eks ole, ja siis Saksamaa kantsler Merz, et see on kõik üks Saksamaa CDU kamp, eks ole. Ja et see oli nende kiiks, see oli nende siis ja kõik nad olid endale niimoodi kindlaks veendumuseks teinud selle, et me saame sõda jätkata kellegi teise rahaga. Ja siis kui hakati nagu arvutama ja juriidilisi lahendusi vaatama, siis venelased teenivad selle pealt. Kui venelased võtavad eurooplaste varad ära, siis nad teenivad selle pealt üle 90 miljardi on plussis. Ütleme, see raha, mille eurooplased ära võtavad, oli seal 210-230 miljardit. See, mille venelased ära võtavad, on umbes 300 miljardit. Ehk siis et see lihtsalt nagu ükski asi ei klapi, pluss sa saad finantskriisi, pluss sa saad, eks ole, võlakriisi. Ja sellepärast nad jätsid selle ära. Aga mis siis lahendus oli? Lahendus oli see, et me võtame, 2 varianti oli ja järele siis, et liikmesriigid võtavad ühise laenu. Ja see ühise laenu siis kõik liikmesriikide parlamendid peavad läbi menetlema ja kõik liikmesriikide, ja kindlasti juhtub, mõnes riigis võib tekkida tõrge selle ratifitseerimisega, tuletame meelde, see oleks midagi sarnast nagu on ESM. ESM-i see Kreeka laenu päästmine, et kõik riigid võtsid ühise laenu ja garanteerime ja maksame ja meie riigi eelarve võttis endale kohustuse. Seal ka terve rida riike hakkasid nihelema, ütles, et meil ei lähe see asi parlamendist läbi. Ja mis siis 3. lahendus oli? Euroopa Liidu eelarvest
laenatakse see raha neile, ukrainlastele. Ja nüüd aga see on niisugune mitmeetapiline asi, et Euroopa Liidu eelarve, sinna me maksame kõik oma liikmemaksu ja mingisuguseid muid asju, tollitulusid, mis seal Euroopa Liidu eelarves. Aga kuna Euroopa Liidu eelarvesse võeti nii suur tükk kulu juurde, siis nüüd Euroopa Liidu eelarve läbirääkimistes läheb hirmus press peale, et tuleb hakata liikmemaksu suurendama ja anname Euroopa Komisjonile õiguse kehtestada otsemakse liikmesriikides ehk kujutamise ette, mitte Eesti parlament ei tee meile automaksu, vaid Euroopa Komisjon lihtsalt määrusega teeb meile uue automaksu, võib-olla kinnisvaramaksu, võib-olla neid makse on jõua ära mõelda, mis makse meil kõik on võimalik. Hingamismaksu, maksu võib teha igasuguseid makse, võib-olla lihtsalt tõstavad veel käibemaksu 3% võrra, 5% võrra, et Euroopa Liidul on vaja. Ja Eesti parlamendil ei ole midagi siin kobiseda, et see press tuleb, see on selge, et see press tuleb. Aga praegu juhtus ikkagi see, et Euroopa Liidu eelarve kaudu ja kui liikmesriigid ei ole nõus suurendama oma sissemakseid, siis peab vähendama Euroopa Liidu eelarves kulutusi. Ja uskuge mind, Euroopa Liidus on kulutusi võimalik kindlasti vähendada, selles ei ole mingit küsimustki. Muidugi tänane komisjon ja ka Eesti valitsus ju tahavad suurendada kulutusi, tahavad ühiseid kaitsekulutusi teha ja ma ei tea, missugusi ühiseid keskkonnakulutusi teha ja ma ei tea, mida kõike veel. Ehk siis täielikult kogu ütleme siis eelarvepoliitika, maksupoliitika viiagi ära Brüsselisse Eesti parlamendist mööda. Et praegu nii lepiti kokku, aga see sisuliselt paneb muidugi hiiglasliku miini alla Euroopa Liidu järgmisele eelarvele. Ja me eelarve tuleb kokku leppida 27. aastaks ja nüüd ma ütlen kõigile inimestele, taguge see endale pealuu, siis see tuleb valida EKRE ja tuleb valida EKRE nii, et ma saan peaministriks. Siis ma lähen sinna ja ei lase meile tõmmata mütsi pähe miljardite ja miljardite ulatuses Euroopa Liidu eelarve kokkuleppel. Ükskõik kes teine sinna läheb, ta laseb Eesti maksumaksjal seal absoluutselt püksatak teha. Sellepärast, et need, kes meil praegu kõige eelistatumad on, see töötlemine, avalikkuse töötlemine käib ikkagi lihtsalt vahet pidamata. Just lugesin see reedel, et eestlaste eelistatum valitsus on Isamaa ja Keskerakonna valitsus. Loomulikult oli see ju, kogu see küsitlus oli püsti pandud selle eeldusega, et see vastus peabki tulema. Ma lugesin selle küsitluse, sellist, et kuidas seda küsitlust siis nagu pakuti inimestele. See saigi, ainult see tulemus saigi tulla sealt. Aga see on ju töötlemine selles suunas, et see olekski järgmine valitsus. Aga kus on Isamaa? Isamaa on EPP-s. Kes toetab Ukraina sõda? EPP toetab Ukraina sõda. Kes toetab ühislaenu võtmist? EPP toetab ühislaenu võtmist. Kes toetab tegelikult maksuõiguse ära andmist liikmesriikidelt Euroopa Komisjonile? EPP toetab seda. Et kõik need halvad asjad, kõike seda Isamaa toetab. Ja Keskerakonnast ei ole selles suhtes muidugi mõtet üldse mitte midagi rääkida. Neil tegelikult puudub seal igasugune oma poliitiline mõtlemine, oma poliitiline otsustamine. Nad lohisevad seal kaasa. Ei Yana Toom on meil Renews ehk Macroniga samas pundis. Põhimõtteliselt see, mida sa ütlesid, et me oleme ainsad. Ja Eesti rahvas peabki sellest aru saama. Kui te ei saa aru, kes tegelikult võitlevad kõikide halbade ilmade, valede, laimude ja süüdistuste peale vaatamata Eesti rahva eest, et see on EKRE, siis tuleb maksta. Kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama. Siis tuleb maksta. On veel palju ruumi halvemaks minna elul. Ja mis tulemus on? Aga tulemus on see, et eestlased hääletavad jalgadega. Ja me ju näeme, kuidas, aga jällegi meie meedia teeb ju sellest positiivse pildi. Eluga Hispaaniasse. Mingisugused noored inimesed läksid ära kusagile, ma ei tea, Kreekasse, Itaaliasse, kuhu iganes. Said mingi vana majalugu, näed, kõbisid üles. Aga miks nad siin Eestis ei võiks mõnda majalugu üles kõbida? Ja siin elada, lapsi saada, oma firmat teha. Maakooli saata oma lapsed. Ei, näed, see nagu oleks midagi väga tagurlikku ja halba, aga näed, see, kui ta läheb Hispaaniasse ja mingisuguse vana lobudiku seal üles kõbib, see on progressiivne, see on tohutult tore. Ei ole tore. See tähendab Eesti rahva pihustumist maailma mööda laiali. Ei veel ja teisest otsast tuleb meile voolab sisse, ma sõitsin hommikul, ma mälet ka mingi siin nädala poole hommikul sõitsin ja viisin lapsi kooli ja mingi täiesti sellised degenerantlikud nõukogude kadjakad tatistavad tänaval. Üks näeb välja nagu mingi Kesk-Aasia lõust ja teine näeb välja nagu ju ta sealt Donbassi kaevandusest oli tulnud kuskilt. Absoluutne selline plekkhammastega humanoid
humanoidide mingi seltskond loivab mööda Tallinna tänavaid ümber, veel hullem kui 80ndate lõpul. Aga seda ka kiidab meie meedia ja seda ka kiidab meie valitsus, kui tore tööjõudu tuleb. Nad tõstavad Eesti SKP, muide ei tõsta Eesti SKP, vastupidi panevad Eesti vaesuse lõksu, sellepärast et nad toovad siia madala tootlikkuse ja halva töökultuuri ja maksudest kõrvale hiilimise ja madalad palgad ja nii edasi. Nad kurnavad meie riigieelarvet erinevate sotsiaaltoetustega, et see kõik on vale, mida meile räägitakse. Aga kuvandit näidatakse meile, oi kui tore, Eestis on üle 200 erineva rahvuse, kui mitmekesine me oleme, üldse ei taha, et siin nii palju rahvuseid oleks. Ei no ja siis oli meil Riigikogus ju pikk diskussioon, sina sel päeval ei olnud, sest sa olid just ära Brüsselis selle sama kaitseväeteenistuse seaduse ümber, kus on muuhulgas siis see, et eesti keelt mitte oskavad inimesed kõik Eesti kodanikud. Ei läheks ka need, kes on Eesti kodanikud, aga eesti keelt ei oska. Ja seal oli pikk diskussioon siis selle üle, et aga nad on Eesti kodanikud ja meil põhiseaduse kohaselt on neil kaitsekohustus, kaitseväeteenistuse kohustus. Et aga ei, sealt on välja jäetud isegi see variant, et nad teevad mingit asendusteenistust. Kuskil Kalle Grünthal oli see, kes ütles, et aga ma sain kohe vene keele selgeks, kui ma läksin Nõukogude armeesse, sest et kui ma ütlesin, et ma oskan ainult 2 sõna või tegin neile selgeks, et da ei net, rohkem mina ei oska vene keelt, siis anti mulle švabra ehk see pagana tänapäeval öeldes mopp ja ämber ja öeldi, et lähed peldikut koristama, kuni sa vene keele selgeks saad. Ja väga ruttu sain vene keele selgeks. Täpselt sama tuleb nendega teha. Saad švabra ja ämbri ja lähed peldikut koristama. No tõsi küll, ajad on muutunud, ei ole enam need 2 talla kujutist mingisuguse peldiku põranda peal augu kõrval. Et meil on viisakad ja meil on koristajad, kes selle kõige eest hoolitsevad. Võib-olla ei olegi, võib-olla ma eksin. Aga no, nii või teisiti, mingi alternatiivteenistus peaks olema. Lähete siis vanureid hooldama, lähete kuskile sanitarideks, mis iganes. No aga minu meelest astuks sammu tagasi ja küsime, kuidas on võimalik 30 aastat iseseisvat Eestit. Poisid on sündinud iseseisvas Eestis, koolis käinud iseseisvas Eestis, elanud terve elu iseseisvas Eestis ja ei oska eesti keelt. Et mis üleminekust eestikeelsele haridusele ja see ju käib juba, ma ei tea, kui mitu aastakümmet meil varsti, mida meil siin isamaalased jälle Lukase eestvedamisel see 40-60% eestikeelseid aineid ja mis kamara jura ja ei oska või? No ei ole, see ei ole ju normaalne kõik. Kes meil valitsuses on olnud? Valitsuses on olnud meil 3 valget erakonda. Need on Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa. Need on ju need valged erakonnad, kes on valdavalt olnud meil taasiseseisvunud Eestis valitsustes. Ja meil on integratsiooni sihtasutus, jumal hoidku. Miljoneid, 100 miljoneid on uputatud. Tulemus on 0. Meil on olnud igasuguse... Ei ole, tulemus on negatiivne, sest eestlastele on selgeks tehtud, et tore, et Eesti ei ole ainult eestlaste ja ainult eestikeelne riik, et meid on siin palju ja naastjad ja kes kõik veel on meil, et räägime ikka, meil on paljukeelne Eesti ja kirju Eesti ja näe, siin on bangladeshlased, kes peavad oma mingit toidukohakest ja siin on meil kõik, kes, eks ole, nigeerlased ja loomulikult on meil siin venelasi ja valgevenelasi, kõik toredad inimesed, palju toredamad kui eestlased ja ongi selgeks tehtud, et toredam on olla keegi teine kui eestlane, see on integratsiooni tulemus. Aga see juba tegelikult on avaldanud mõju. Paljud eestlased ütlevad juba, et aga Eesti peaministriks mitte Mart Helme ei peaks olema Eesti peaminister või Martin Helme, vaid Anastasia Kõlvart või Mihhail Kõlvart, et nemad ikka nagu oskaksid Eesti asja ajada ja Martin Helme ei oska Eesti asja ajada. Ilmselt me oleme liiga Kremli agendid. Et see ajupesu on ikkagi avaldanud ka oma mõju, nii et asi on traagiline, aga tulles tagasi selle Brüsseli juurde, Michal tulebki ju ja kannabki Eesti rahvale rõõmusõnumi ette. Saate 500 miljardit nagu laksti vastu päid ja jalgu. Makske, Mats, maksa ja ära mögise. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägimegi asjast ja lõpu teemaks ikka räägime sellest asjast, et kuidas meil nüüd see, kui Michal käib meil vahel Riigikogus infotunnis või arupärimistele vastamas ja me teda seal nahutame Eesti riigi pankroti ajamise eest, siis ta alati võtab teemaks, kuidas meie kärpisime ära piiriehituselt raha. 2019 aastal eelarve läbirääkimiste ajal tõepoolest me tegime otsuse vähendada riigi eelarve strateegias ehk mitmeaastas 4-aastases plaanis kirja pandud summat, mis oli ette nähtud, kui ma õigesti mäletan, 230 miljonit umbes selles suurusjärgus ta tol ajal oli, et hakkaks piiri ehitama. Ühtegi meetrit piiri ei olnud ehitatud varasemata, no hea küll, näidismeetrid olid ehitatud. 3 kilomeetrit näidistara. Ja, aga tegeliku piiri välja ei olnud ehitatud, küll aga oli riigi eelarvesse kirjutatud 230 miljonit, mida samal ajal riigi eelarves endas ei olnud eraldatud. Ehk siis RESi ehk nii-öelda strateegia dokumenti oli 230 kirja pandud ja nemad arvasid, et sellest kõigest piisab, nüüd on tehtud. Nüüd võib minna õlut jooma, aga eelarvesse ei olnud raha pandud. Ja meie võtsime RESis summa väiksemaks, ma ei mäleta, umbes 100 miljoni võrra võtsime summat väiksemaks. Võib-olla rohkem veel, kui ma õigesti mäletan, 80 miljonit jäi siis riigi, võib-olla natuke on sassi siin summas. Igal juhul, aga panime eelarvesse päriselt raha. Ja see oli alla 100 miljoni, kui ma õigesti jälle mäletan. Ja panime eelarvesse raha ja hakkasime päriselt ehitama. Ja täna on see piir valmis ehitatud nende tollo ajal eraldatud rahadega, mille meie eraldasime pärast seda, kui me olime bluffisummat väiksemaks teinud. Michal räägib kogu aeg, kuidas meie takistasime, loobusime piiri ehitusrahadest. No, minu meelest mitte keegi seda juttu tõsiselt ei võta, isegi ta ise mitte. Aga selge on ka see, et piir ei ole lõpuni meil päriselt välja ehitatud igal pool ja kõige halvem on seis, kui ma õigesti aru saan, tänasel päeval ka jätkuvalt Peipsi järvel. No kui ma selle asjaga tegelesin, siis nad tegid mulle selgeks, et meil põhimõtteliselt on 3 lõiku, mis on kõik erinevad ja millesse tuleb siis suhtuda erinevalt ja mille turvamine peab olema ka siis erinevalt lahendatud. Et kõige keerulisem on sama kagupiir, kus on ikkagi väga võsa ja soine ja kus salakaubavedajad teavad täpselt, kus põõsast alt nad läbi saavad roomata ja kus nad kinni jäävad. Ja eriti hull on seal olukord talvel, kui on külmem talv ja kõik need laukad ka ära külmuvad, et siis on ikkagi väga hull, et tara kahtlemata seda takistaks ja tarade peale on võimalik panna ka ümbertõstetavaid kaameraid ja püsikaameraid ja kõik võimalikke droone ja asju kasutada. Aga sinna ongi vaja investeerida. See oli nagu see, et sinna on vaja kõigepealt investeerida ja sinna me investeerima hakkasime. Nüüd teine oli siis järvede peal. Et järvede peal Lämmijärvel on natuke keerulisem asi, kuna see Lämmijärv on väike ja madal ja seal võib ka ududega pilt täiesti eest ära kaduda, et me ei suuda registreerida mingit salakaubavedu või mingit diversiooni või mis iganes. Või ka lihtsalt illegaalne. Ja illegaalset piiriületust, aga põhimõtteliselt seal on ikkagi lagedat välja on nii palju, veepealset lagedat välja, et me põhimõtteliselt valdavalt ikkagi meil pilt on ees. Ja kõige lihtsam on Peipsi järvel, kuna seal on see veeavarus on nii suur ja piir jookseb põhimõtteliselt keset järve, ehkki nende poidega seal ka kogu aeg üks jagelemine käib, siia poole, sinna poole, venelased ütlevad, et 2 meetrit siia poole, see on niisugune tüüpiline venelaste sigatsemine ja kiusu ajamine, et kui järv ära jäätab ja siis tuleb need poidu ära võtta, kevadel tuleb nad uuesti paika panna ja siis hakkab jälle see Vene piiri esindajatega kauplemine, et ei need poid peaksid ikka olema siin, meil GPS näitab seda ja venelased ütlevad, et meie GPS-i ei kasuta ja ei usalda, meil on oma koordinaadisüsteem ja meie koordinaatide järgi see on 2 meetrit siia poole ja selline tüüpiline vanka kiusu ajamine. No vot, ja siis tehti mulle selgeks, et aga Narva jõel on kõik okei. Seal ei ole üldse mingit probleeme, keset faarvaatrit jookseb, faarvaater küll muutub, aga siin me saame iga kord vastavalt sellele, kuidas seda laevatamine käib ja laevatamine mõlemapoolsetes huvides ja seal on okei. Aga tegelikult ei ole okei. Ja ma olin unustanud selle ja tegelikult mulle praegu nüüd selle viimase piiriintsidendiga, kus venelased jalutasid Vasknarva juures jõe äärde oma poole pealt, seal ei lähe keset jõge ega keset faarvaatrit. Ja see oli meil pikk vaidluse koht piiri läbirääkimistel. Venelased nõudsid, et nad peavad saama Peipsilt vaba väljasõidu.
aga nõukogude ajast oli juba jäänud seoses selle Narva veehoidla rajamise ja kõikide nende asjadega see piirijoon või nagu me nüüd ütleme kontrolljoon niimoodi, et ta oli teisel pool Narva jõge. Seal on mingisugune 100 või paarsada meetrit maismaad, mis on teisel pool Narva jõge. Meie maa nii. Meie maa, see on Eesti maa. No me ei ole minu arvates sinna pannud isegi piiriposte püsti. Sest ikka jälle ka piirileping tuleb, siis nagu nii läheb venelastele. Sest et selle piirilepingu kohaselt, mis nüüd ikkagi kokku lepiti juba pärast seda, kui mina enam ei olnud osaline seal, on niimoodi, et venelased saavadki keset Narva jõge jookseb see faarvaater, nad saavad Peipsi järvest välja sõidu Narva jõele. Mida see neile küll annab? Mitte midagi ei anna, sest vahepeal on tamm ees, eks ole. Aga okei, nii on see kokku lepitud, aga seni, kuni seda piirilepingut ei ole, on see meie maa. Ja see me meie vesi ka. Seda valvama. Ja tegelikult peaksime võib-olla sinna siis teisele poole demonstratiivselt, nii nagu vangad seda teevad, oma kordoni püsti panema. Ja okastrotaiad ja teetõkked ja ma ei tea, mis kõik püsti panema ja valvetornid ja prožektorid ja püsimehed ja... Pole kunagi olnud, no. Mitte kunagi pole olnud. No. Ja nüüd venelased jalutasid meie territooriumile. Ma arvan, et nad jalutavad kogu aeg seal. Ma arvan, et see on umbes samasugune lugu, nagu nad jalutavad kogu aeg seal Saatse saapa peal. See ei ole nagu viimane kord tõmmati siin paar kuud tagasi jõudne jälle kisa üles, kuidas venelased olid Saatse saapal oma territooriumil olid, miks nad ei võinud seal olla? Kuitad ette, relvad olid kaasas piirivalvuritel. Ei no see on minu meelest puhas infooperatsioon jälle. Ja miks seda nüüd jälle tehakse, eks ikka jälle selleks, et näidata, et Venemaa kohe tungib meile kallale. No nagu Orban ütles, et kui nad saavad praegu selle rahu nendel tingimustel, nagu Trump on pakkunud, ja mida torpedeerivad eurooplased ja Zelenski, siis nad ei tule meile kallale. Aga kui nad seda ei saa, siis on Putin öelnud, siis ma tulen nii kaugele, ma tulla saan. Noh ja nagu me ka näeme praegu või nagu me nägime selle droonijuhtumiga, mis meil Eestis oli ju alla lasti, mille kohta me tegime siin omale paar kuud tagasi ka arupärimise ja kus siis ikkagi tegelikult Michal jäi vahele selle jutuga, et kõik on salastatud, aga me saame aru, et see droon oli ukrainlaste oma ja allalasked olid venelased ja samal öösel toimus just Luugale suur droonirünnak ukrainlaste poolt. Ja küllap see droon mere pealt lasti lendu ja üle Eesti territooriumi suundus oma sihtmärgi poole kuskil Venemaal ja venelased lihtsalt lasid ja kõik see toimus Eesti õhuruumis. Et nii kaitstud me siis olemegi. Ja nüüd nagu seal selle Narva juures piiri ääres jälle, või Vask-Narva juures piiri ääres, et kunagi me ei ole seda territooriumit tegelikult kontrollinud või tegelikult valvanud. Nüüd kui venkud seal jalutavad, siis tuleb mingi tohutu paanika. Et kellele seda paanikat vaja on? Miks seda paanikat on vaja? Miks seda üldse esitletakse sellises võttes, et venelased jälle tegid, et seda saab ka esitada selles võtmes, et see on meie maa, aga me pole seal kunagi seda nii-öelda maad ju ise kontrollida tahtnudki. Et ma ei saa sellest kõigest üldse muud moodi sellele seletust ei ole, kui vaja on pingeid kruvida. Vaja on omalt poolt pingeid kruvida ja kusjuures ma ei saa ka sellest loogikast aru, see pingete kruvimine ju lendab tänasele valitsusele vastu vahtimist. Tänane valitsus juba näib selle, mitte näib, vaid ongi selle kõige taustal ju absoluutselt saamatu, käpardlik. Eesti ei ole kindlates kätes, ei ole paremini kaitstud. See kõik on, nad aitavad ise paljastada oma loosungite bluffi. No võt, siin tuleb tagasi tulla ikkagi meie valitsuse juurde. Meil oli ikkagi põhimõtteliselt ju plaan sõjaväestatud piirivalve taastamises. Ja kuni meil oli sõjaväestatud piirivalve, tegelikult me valvasime ka seda Vask-Narva teist kallast. Võib siin vanade piirivalvurite käest täpsustavalt üle küsida, ma ei julge olla päris faktikindel ja faktitäpne, aga me kindlasti seda jälgisime, mis seal toimub ja ma olen üsna veendunud, et kuna meil oli ikkagi väga selge relvastatud piirivalvuritega kordonite süsteem ja seal Vask-Narvas oli meil ka kordon. Ma ei tea, kas seal praegu enam on, kõike tõmmatakse koomale ja likvideeritakse. Et meil on nüüd elektrooniline, kõik meil on elektrooniline nüüd. Meil kaamerad valvavad, kaamera on muidugi väga, väga kõva sõjamees, kaamera avab kohe tule ja kaamera paneb kohe juba eelnevalt paigaldatud miinid lõhkema ja kõik. Selleks totrat juttu võib lasteaias rääkida. Aga tegelikult meil on küll mingisugune jälgimissüsteem
aga see jälgimissüsteem ei taga meile absoluutselt mitte mingit kaitset selle vastu, et venelased võivad teha, mida tahavad. Võtavad ära poid ja need poid on meil siiamaani kätte saamata ja venelased ütlevad, et teie panite valesse kohta ja meie võtsime ära. Ja tagasi ei anna, sest teie panite valesse kohta. Aga mis me siis teeme? Aga kas meil olid patrullkaatrid seal siis sel hetkel, kui me need poid panime ja valvasid ka pärast? Et me oleme valmis relvastatud intsidendiks, et kaitsta oma suveräänsust. Ei, me ei ole ju valmis relvastatud intsidendiks. Me oleme valmis ainult propagandasõda pidama. Ja sedagi läbi kukkunult. Selles mõttes see piiri, nüüd on, see Taro on näidanud jälle uuesti näidanud, see sama, minu meelest need on nagu omavahel tuleb koos käsitleda seda sama saatse saabast ja seda viimast intsidenti, et kõvasti lüüakse lärmi asjade üle, mis iseenesest justkui ei eristu kuidagi suurest pildist. Ma olen nõus, et ega me ei tohi valvsust kaotada piiri peal, ega me ei tohi olla naiivsed selles osas, et venelased keeravad alati käkki, kui neil vähegi võimalik on. Aga kui ta nagu foonil ei eristu kuidagi, kui seal saatse saapas neid patrulle ikkagi aeg-ajalt ikka on käinud, nad ikka on seal alati ühtemoodi relvastatud, et see ei ole nagu kuidagi rutiinist silmapaistvalt väljas, siis miks selle üle on vaja hakata paanikat tekitama? No ikka sisepoliitilistel põhjustel, loomulikult selle jaoks, et näidata, kui kõvad mehed me oleme ja kuidas minister tormab kohale probleemi lahendama ja teha järjest 2 korda päevas pressikonverentsi ja pressiteateid, kuidas nüüd on olukord kontrolli all ja täiesti idiootlik. Ja mulle tundub, et see viimane intsident seal on täpselt samasuguses võtmes. Ega kõik need intsidendid on jäänud tegelikult õige reageeringu ja õige lahenduseta. Aga missugust infot me oleme saanud siis nende droonide, kukkunud droonide ja üle Eesti lennanud droonide kohta? Mitte midagi me ei ole saanud. Kes siis lasi, kust siis lasi, kelle toodang oli, kelle relvadest lasti? Kuulutati riigisaladuseks kõik. Ja, just, aga miks ta riigisaladus on? Riigisaladus on ta sellepärast, et kui oleks olnud materjal, mis teeb venelastele häbi või näitab, et venelased on süüdi, kas siis oleks kuulutatud riigisaladuseks või? No ei oleks ju. Järelikult ta tegi häbi meie poolele või meie liitlastele või meie plaanidele. Et see on ju selge, et see oli meiega kooskõlastatud ja ütleme, me teadsime või vähemalt tagantjärgi saime teada, kes need olid. Ja see ütleme siis niimoodi, et see informatsioon ei ole kasulik propagandanarratiivile. Aga täpselt sama on meil selle varilaevastiku tankeriga. Oi, suure hurraaga läksime, võtame üle ja siis tuli Vene sõjalennuk, lendas korra vuhinal üle, lasime sealt jalga. Ja mis te tahate öelda, et nüüd nende möödunud kuude jooksul ei ole Vene varitankerid sõitnud siit samast Soome lahest läbi või Ust-Lugasse ja sealt vastupidi avamerele? Sadu, võib-olla tuhanded. Igal hetkel on Läänemerel umbes 2500 alust Läänemerel tervikuna. Soome lahte nad kõik loomulikult ei tule, aga nende kuude jooksul on kindlasti tuhanded ja tuhanded Vene varilaevastiku tankerid ja Vene varilaevastiku muud laevad ja Vene sõjalaevad ja ma ei tea, mis laevad veel sõitnud siit samast Soome lahest läbi. Vaikus on. Mingit intsidenti ei ole. Ja ka siis tagus vastu rinda ju Michal endale, kui Vene lennukid lendasid seal Vaindlo saare juurel meie õhuruumist läbi, et näe, NATO töötas, õhuturve töötas. Täielik vale, ei töötanud. Venelased lendasid sisse, tavaliselt on seal mõned sekundid või mõned minutid, nüüd olid 12 minutit, lendasid täpselt nii nagu tahtsid läbi meie õhuruumi, lendasid meie õhuruumist läbi ja liikusid, ütleme siis Läänemerest lääne poole, et võtta suund Kaliningradile ja siis kui nad oli juba meie õhuruumist läbi ja hakkasid lähenema Rootsile, siis tõstis Rootsi oma lennukid õhku. Ja siis venelased keerasidki ära sinna Kaliningradi poole, alla lõuna poole ja võib ju öelda, et nad keerasid ära sellepärast, et Rootsi lennukid tulid, aga võib-olla neil oligi lennuplaan selline. Nii või teisiti, Eestit see enam ei puudutanud, sest Eesti õhuruumi oli rikutud, nad olid Eesti õhuruumist juba ära läinud ilma, et neid keegi oleks seganud, paremini kaitstud Eesti, kindlates kätes Eesti, saame hakkama kõigiga, surume põlvili ja tükeldame ära. Täiesti deliirne tekst, meil jookseb praegu selline Soome põnevik konflikt, kus siis venelased, nii-öelda rohelised mehikesed okupeerivad Hanko poolsaare ja Hango linna ja nõuavad, et Soome valitsus peab selle neile rendile andma ja et ei tohi vastu hakata ja et Soome valitsusel on kohustus täita või kaitsta tsiviilelanike elusid.
ja kui Soome üksused alustavad illegaalset, nagu läbirääkijad Vene poolelt ütlevad, mingisugust sõjategevust nende üksuste vastu, siis satuvad ohtu Soome kodanike elud ja heaolu. Aga miks ma seda praegu räägin? See kõik on muidugi ulme, mida seal räägitakse, ta on lihtsalt fiktsioon. Aga seal on väga selgelt näha Soome sõjaline võimsus. Soome tõstab üles helikopterid, korralikud sõjaväe helikopterid, mis võtavad peale terve, ma ei tea, mingisuguse jao või 2 jao jagu eriüksuslasi, mitu kopterit tõstavad. Soomel on laevad, Soomel on vastavad kaatrid eriüksuslaste toimetamiseks rannale. Soomel on täiesti arvestatav soomusüksused, mida nad ka üles tõstavad. Soomel on hästi välja õpetatud jalavägi. Kõik see on seal väga selgelt selles filmis näha. Ja mis meil vastu panna on? Kas meil kopterid on? Logud, mis on kogu aeg remondis. Kas meil laevad on? Ei, piirivalvelaevu meil enam ei ole. Võeti sõjaväele ära, jah? Võeti sõjaväele ära, mitte midagi meil tegelikkuses ei ole. Kas meil on eriüksused selles koguses, mis tegelikult oleksid võimelised mingeid lahingooperatsioone läbi viima? Ei ole. No võt, aga nüüd me jälle ajame siin putinistlikku juttu ja solvame Eesti sõjaväelasi. Ei, me ei solva. Saad aru, see on see, mida meile vastatakse. Kui sa julged juhtida tähelepanu sellele, et meil ei ole vahendeid, et seda retoorikat sõnadest edasi tegudega katta, siis öeldakse, ei see on nüüd küll täielik Kremli jutt, mida te räägite, aga reaalsus on see, et meil ei ole neid asju ja reaalsus on see, et neid jätsid tegemata. Meie, kui me olime valitsuses lühikesed 2 aastat, hakkasime neid tegema, tegime, panime rahad, panime plaanid, hakkas liikuma see asi. Rannakaitse tegimegi ära ju. Õhutõrjet tahtsime teha ära, kes blokkis? Isamaa kaitseminister Jüri Luik. Et seda nii-öelda, mis see sul oli, piirikaitsereserv või sisekaitsereserv, eks ole, kõike neid asju tahtsime teha. Kes oli kõige rohkem vastu? Loomulikult Reformierakond. Loomulikult. Ei, mina ei taha kuidagi osundada, et ma suhtun üleolevalt meie näiteks eriüksuslastesse. Nad täiesti ilmutasid suurepärast valmisolekut ja professionaalset käitumist siis, kui toimus see meie valitsuse ajal see Lihula tulistamise intsident, kui see hulluks läinud venikene seal hakkas tulistama ja lasigi ju ühe õnnetu naisterahva maha. Et väga profilt käitusid. Kohe olid kohal, kohe oskasid käituda niimoodi, et tegelikult oli see poole tunni küsimus, et see venike oli lokaliseeritud ja andis alla. Aga neid on liiga vähe ja neil ei ole piisavat varustust. Ja selle eest ei ole hea seisnud valitsus. See ei ole ka riigikaitse. Tähendab, see on teine asi. Riigikaitse on teine asi. Nii et ma ütleks, et kogu see piiririkkumise situatsioon lihtsalt täielikult häbistas mitte ainult tänast valitsust, vaid tegelikult ju häbistab tervet Eestit. Aga Eesti eest vastutab tänane valitsus. Ja nende inimeste juhtimisel selles keerulises olukorras, kus maailm on, lihtsalt saate alguse juurde tagasi tulla, palvetame, et Eesti peab vastu kuni järgmiste valimisteni ja EKRE saab tulla ja seda asja kõike klaarima hakata. Et Jumal on õiglane ja likvideerib e-valimised. Aga täname kõiki kuulamast, soovime ilusaid jõulupühi ja olge meiega jälle nädala pärast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.